tere! Mina olen Marit, raamatu Kirjutades vabaks autor ja täna on viimane veebitund 5. Pealkirjaks Mida loost õppisin. Ja seda saab teha kahte moodi. Üks, mida ma kõigepealt loen teile ette siit raamatust, kuidas mina analüüsisin ennast siis ühe juhtumi põhjal, millesse ma kinni jäin. Et võib-olla võtta nii, et üks lugu sinu elust, mis on sind sügavalt raputanud, aga võib ka olla väike asi, mis sind hetkel häirib ja et mida sa sellest õppisid. Ja teine variant on teha kokkuvõte siis selle kursuse baasilt. Aga läheme kõigepealt raamatuga, sest kursus on seotud raamatuga. Lehekülg 151, kellel on raamat Õppetunnid. Nüüdseks olen õppinud kuulama oma valu. Ma ei põgene enam ebamugavustunde eest, sööma, jooma, sõbrannale helistama või lihtsalt kuskile ära. Olen õppinud oma valu vaatlema ja kuulama, mida ta eneses kannab ja mulle öelda tahab, kui vaja, lasen pisaratel vabalt voolata. Hinge tervenemisest on andnud märku meele rahunemine ja see, et ma vintsi peale mõeldes enam nutma ei puhke. Tunnen rahu ja leppimist. Muuseas, olen juba neid ridu kirjutades tähele pannud, kuidas mu suunurgad tõusevad ülespoole ja kõhust hoovab kristallselgelt elurõõmu. Selgeltnägijaid ei ole ma enam külastanud. Mõistsin, et nendelt saadud info muutub, niipea kui minu mõtted muutuvad, muutub ka mind ümbritsev infoväli ja seega võimalused. Küll aga käin kord kuus psühholoogi juures. Ta aitab mul fookust seada, et teaksin, kuhu poole elus liigun. Ühtlasi aitab ta mul välja mõeldud takistusi ületada, näiteks teiste arvamusest mööda vaadata. Väärtustan üha enam tema seltsis veedetud aega. Ta on keegi, kes tõepoolest kuulab ja on meie kohtumisel täiesti minu päralt. Vajan teda samamoodi nagu oma ihujuuksurit, kosmeetikut ja maniküürijat. Energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise ja kandub ühelt kehalt teisele. Minu loos on kasutatud energia jäävuse seadust. Füüsiku tütrena oskan energiat suunata. Muutsin kiskja energia loome energiaks. Et selleks pidin tundma õppima, milliste energiatega on mul tegu. See nõudis julgust ja hirmudele vastu astumist. Õnneks olen piisavalt uudishimulik ja kartusest hoolimata ei lase põue pugenud jänesel end tagasi hoida. Iga kirgliku suhte eesmärk ei ole tingimata abielu. Mõni eriti kirglik suhe. Kestkuse kasv või üürikese öö võib anda elule täiesti uue suuna. Just nii minuga juhtuski. Hakkasin kirjutama. Kui sindki on elus niisuguse takerdumiskogemusega õnnistatud, siis sellest vabanemise asemel püüa esmalt hoopis uurida, mis sõnumid see sinu jaoks kannab. Olen juhtunu kaudu nii palju uut iseenda kohta teada saanud. Olen õppinud tundma oma hirme, ma pole piisav ega armastust väärt, mind lükatakse kõrvale ja kohtunud oma madala enesehinnanguga. Teised on tähtsamad kui mina, mulle piisab kui kübemestki. Ning avastanud, et olen väärtuslik just sellisena, nagu olen. Selline kokkuvõte siis minu loo põhjal, minu enda poolt. Nüüd, aga ma tegin tegelikult tänaseks töölehe ka. Ja see tööleht on selline, nagu minu elu sel hetkel siis käis, kui mingi probleem on veel õhus ja lahendamata. Ja see tööleht läheb siis üles, alla, selline. Et sa all oled olnud, või mina olin vähemalt manipuleeritav. Ja ühel hetkel ma sain aru, et okei, ma olen manipuleeritav. Tekkis teadlikkus, ma sain teadlikuks sellest. Aga
no sellest üksi ei piisanud, sest et vanad harjumused olid ju ikkagi. Ja siis ma ikkagi põrutasin jälle alla. Ja siin all hakkasid tööle, siis tõusid üles, kuna ikkagi see juhtum äratas minus kõik, aga ka minu sügavamad haavad, mis oli siis hülgamishirm ja hirm läheduse ees. Ja nüüd, kui ma pereteraapiat õpin, siis ma isegi olen saanud aru, miks tuleb hirm läheduse ees, kui sa ei ole kunagi kogenud lähedust. Ja lähedus ei ole see, et mingil määral on jah, et tule sööma, sul on toit, sul on kõik olemas. Aga ikkagi, kui nagu sa ei ole päris lähedust kogenud, see, et päriselt huvitatakse, et kuidas sul läheb ja päriselt on emal-isal sinu jaoks aega. Jällegi ei too kellelegi midagi, ei tee etteheiteid, aga mõistlik on ikkagi reaalsusele vaadata otse nii, nagu ta on. Mina seda alles õpin. Ei pea kõike ilusaks jutustama. Et siin on siis need hirmud, mis nagu jälle tõid ohvriseisusesse. Aga see on lihtsalt teadvustamiseks, sa teadvustad ära, mis on sinu hirmud. Minul oli siis hülgamishaav ja hirm hülgamise ees on tegelikult on lähedushirm, mis sisaldavad sama siis. Ja siis on uudishimu, mis äratab ja paneb uuesti üles ronima. Minu puhul on siis lapselik uudishimu, enese uurimine, lapsepõlve uurimine, kes ma olen, kust ma tulen. Ja siis lõpuks, mida teadlikumaks sa saad või mida teadlikumaks mina sain, et siis lõpuks tuleb tasakaal ja enese keskmes olemine, et kes ma olen. Aga see ei ole nüüd nii, et sa nagu jäädki siia või mina, et ma nüüd oleks. Ei, ma käin ikka üles alla ja avastan ikka üha enam, aga lihtsalt, et need võnked ei ole enam nagu nii drastiliselt suured. Et pigem ma jälgin nagu huviga nii selliseid halbu kogemusi kui ka häid, pigem siis enesereaktsioone, sest täielikus tasakaalus olles siis välismaailm enam ei tohiks väga kõigutada. Pigem sukeldud endasse, et oot, mis mind siin häiris ja miks. Et mina tegin siis sellise oma nõrk koht, siis selleks teadlikuks saamine, siis mis on need hirmud selle nõrga koha all. Ja siis enese uurimine, kuni siis tasakaalukamaks muutumine. See on üldisem või siis võid võtta ühe juhtumi endale. Aga see juhtum ei pea ka olema nii väga drastiline, see võib ka olla lihtsalt mingi selline lihtsam asi. Ma ei tea, näiteks poes ärritusid kellegi peale, kes trügis ette, siis võid hakata isegi sealt uurima, kui ta jääb meeltesse kinni. See on üks variant. Teine variant on siis selle kursuse baasilt, et mida sa teada said. Südametoast said teada või kohtusid toaga, millel oli nimi ja mis see nimi oli, seda ei pea pikalt tegema. Emalt said teada, mis oli ema sõnum sulle. Siis minu loovuse allikas on, et kui sa iha tasandilt hakkad üles tõusma, siis sellest saab loovus. Sinu loovuse allikaks on, mis see siis on. Neljas on siis mind toidab, see oli teisipäevane tund. Mis mind toidab, mis tegevused need on, kus ma tunnen ennast väga mugavalt, unustan aja ja ruumi. Ja viimane siis nüüd tean, et ja see on tänane tund. Et mis sa siis, millest sa teadlikumaks said.
ja need ruumid siin kõik, siin ei pea olema ilus jutt, et peab olema mingi ülistav jutt. ei, täpselt nii nagu tuleb, nii tulebki. ja mina nagu mul ei tulnud väga ilusad jutud siin tegelikult, et ma ei taha neid jagada, ma kirjutasin need küll välja, iga tund tegin. aga see näeks siis välja niimoodi umbes. minu südamel on mulle öelda nii mõndagi. Külastasin tuba nimega, aga neid avastamist vajavaid tube on veel. Esiemadest sain teada, et 3. kui iha impulsile kohe ei järgne, vaid jään teda vaatlema, siis see hakkab tõusma ja sellest saab minu vägev loovuse allikas. 4. mind toidab kõik see, mis on mulle kerge ja loomulik, mida tehes unustan aja ja ruumi, mis tekitab minus üks olemise tunde, kõiksusega, Jumalaga, keskmes olemise tunde. Ja 5. mida õppisin, kõik, mida imetlen teistes, on see, mis tahab ärgata minus. Sellised lood. Ega nüüd ei ole midagi, kui 11.13. juuli Põlvamaale suvelaagrisse. Aitäh, kes tegi kaasa neid harjutusi või kes lihtsalt vaatas ja sai mõningaid mõtteid. Ja siis 18. juuli Telliskivi loomelinnakus Juhan Kuusi dokfotokeskuses kell 18.15. See on teisipäevane päev. Ootan teid sinna siis proovikirjutamisele. Nii edasi, ma panin küll algajatele, et julgustada kõiki, aga loomulikult ei pea olema algaja, aga võib olla algaja. Aitäh teile ja siis jälle nägemiseni. Ilusat suve!